Tere siit Kesklinna valitsusest. Minu nimi on Moonika Haukanõmm ja ma olen Kesklinna vanem. Nagu te teate, on Tallinnas käivitatud sellel aastal kaasava eelarve projekt. See tähendab, et linn eraldas linnaosadele tervelt 800 000 eurot ning linnaosa elanikud saavad ise otsustada, mis selle rahaga peale hakata. Kesklinnas esitati kõige rohkem ideid, tervelt 70. Kõik need ideed, mida saab eelarve piires 1 aasta jooksul ellu viia, on nüüd teie ees. Hääletada on võimalik kuni 31. jaanuarini ning hea uudis on see, et hääletada saab juba alates 14. eluaastast. See tähendab seda, et ka noored saavad kaasa lüüa ja hääletada just nende projektide poolt, mis neile kõige huvitavamad tunduvad. Tallinna Kesklinna elanike poolt on hääletusel 17 projekti. Telefonide ja tõukside laadimispunktid bussipeatustes ja istepinkidel. Mänguväljak üle 10 aasta vanustele lastele. 3 geoteetilist kultuurikuplit Skoone bastionile. Hundikuristiku ümbruse korrastamine minipargiks. Joogikraanid terviseradade äärde. Jõulinnak Imanta tänava rohealale. Järve terviseraja jõulinnak. Uued rajakatted Kanuti ja Lembitu parki. Kodulinna maja korrastamine ja arendus. Koerte mänguväljak ja jalutusväljak Kadrioru parki. Miniskeitpark Vabaduse väljakule. Politseipargi lasteala suurendamine. Rattaparklad vanalinna. Ilmastikukindlad muusikariistad haljasaladele. Staadioni tänava valgustus. Tallinna vanalinna makett. Vaiksete paikade tähistamine linnamürast puhkamiseks. Lihtsaim viis oma valikut teha on muidugi e-hääletuse kaudu. Selleks tuleb aga minna kaasava eelarve koduleheküljele. Ning järgmise sammuna tuvastada oma isik juba ID-kaardi abil. Nüüd tutvume oma linnaosa ideedega ning valime välja 1 kuni 2 ideed. Oluline on aga siinjuures meeles pidada, et juba antud häält hiljem enam muuta ega tühistada ei saa. Kes aga soovivad hääletada paberi peal, siis Kesklinna hääletuspunktid asuvad Kesklinna linnaosavalitsuses ja meie sotsiaalkeskuses. Kui teie olete oma idee juba välja valinud ja ära hääletanud, siis julgustan teid kõiki kutsuma hääletama ka samas linnaosas, ehk siis Kesklinnas elavalt sõpru, tuttavaid, klassikaaslasi ning loomulikult ärge unustage ka oma pereliikmeid. Sest see idee, mis saab kõige rohkem hääli, viiakse kindlasti ka selle aasta jooksul ellu. See, milline projekt võidab, selgub juba veebruari alguses. Nii et head hääletamist!